Gert, hea, et Toomas Vara täna ei tulnud, sa lased ju kohe trelliga kätte endale. Toomas Vara, ta ei osanud jalgadki mängida ennast. Ta räägib ainult, kuidas olema peaks asjad. Kaimaril on maja ehitus Viljandis pooleli, kõik on tuttav teema. Selles mõttes on natuke siin on vähe lihtsam. Kõik materjal juba olemas. Tommy! No, Karl, tõsiselt äge, siuke kogukondlik üritus meil siin täna käimas, meisterdamist jagub ja kui vaatasin tehtud töid üle, siis jäi mulle silma möölimõis kõigile. Räägi nüüd, mis asi see on? No 2 maja tegime tavalist lindudele, siis mõtlesime, et 1 maja võiks teha kõigile, et saab ka igast oravaid ja muid asju siin majutada, et pluss väike terrass ka chillimiseks. Miks see küljepealne maja ilma seinata? Sest et siit tagant tuleb auk läbi, et saab suurest majast välja tulla väiksest suvest. Loodan, et see mingi pahatahtlikuks kasutamiseks ei muuta, aga et üks erilahendus. Mis sellest tänasest päevast arvata, Karl? Sõitsite siia terve meeskonnaga, et olla lastega ja kogukonnaga ja nagu siit ümbert ringi kosta on, siis see oli väga õige otsus. Jah, samas, et kuna me treenime Tallinnas igapäevast näe nagu Paide fänne ja inimesi, siis aeg-ajalt käia siin on hea mõte, et hea seda connectionit või suhtlust luua, et muidu võib-olla ainult väljakul olemisest jääb väheks, et aeg-ajalt siin käia ja näha inimesi, see on, ma arvan, kogukonnale nagu positiivne. Täna veel näitame karikat, mis kott on välja tulemas, supi saab süüa, aga tegelikult on käimas koondise paus. Meiegi meeskonnal vist oli nädal täitsa vaba aeg, millega Karl mööl oma vaba nädalat sisust. Eelmine aasta tegin kõvasti trenni. Teen see aasta ka trenni, aga lähme perega Eestist välja 5 päevaks väike vaheldus ja siis tagasi uuesti juba tiimilainele. Et seekord niipidi, et meie lähme Roodosele 5-6 päevaks. Ja möölimõis jääb koju, see läheb kuskile Paide kesklinna. Selle mõtlen siia ja lõpuks tähtsamad inimesed saad ise valida, kus see kui paremini rakendust leiab, et kõigil hea oleks, et seda kaasa ise ei võta, see jääb siia teistele kasutamiseks. Nüüd järgmisel kevadel teeme follow-up'i ja vaatame, kes siis möölimõis endale on saanud. Vaatame, et kes sai. Aitüma, Karl. Arto, üks ägedamaid päevi. No jaa, jälle, iga päev on äge päev, aga täna on jälle väga äge päev, teiega. See päev siin saab suuresti teoks tänu 3 väga heale partnerile, kohaliku omaalgatuse programm, kust arendusjuht Arto Saar võlus raha välja, aktsiaseltsile Natural, kes andis meile materjali
ja Mööbel SL-i poistele, kes on neid tööriistade ja tehnikaga abistamas. Räägi, mis siin siis nüüd toimub? Karl Mööl just tutvustas meile oma Möölimõisa, aga siin on väga ägedaid asju veel. No ma ei teagi, ma siin pean ka ringi vaatama, et on käed-jalad tööd täis olnud, pesakastid, löögiseinad, pingid ja lõpuks veel üks täpsussein on ka juba, ma olen juba kerkimas ja kohe oli plaanis minna esimene pesakast üles panna. Nii et ma ei tea, kas selle aasta esimesed linnukesed sisse lähevad, aga kui see aasta mitte, siis järgmine aasta kindlasti. Siin saame üle jälle. Ja ei, no, siin ma vaatan just kase külge seal taga võiks panna. Aga linna vahele ka. Kuldnokal lendasid just pojad välja, aga ju on palju linde, kellel mitu pesakond aastas. Jaa, absoluutselt ja tegelikult need pesakastid vist isegi ei sobigi kuldnokkadele, et kuldnoka puurid oleks veel suurema ja suurema avaga olnud, et need on sellised tihased ja väiksemad linnud, et selliste vidinad linna vahel ka, siis saab kindlasti järgmine aasta palju olema. Suvi tuleb ikka päris toimetada. Kuule, jaa, sa raadios ka rääkisime, et tuleb ju järjekordne laager, euromängud, arvamusfestival, siis veel noorteturniir siinsamas, kus me saame ka kopi kaudu saame uued väravad ja no tuleb ikka mõnus suvi, jah. See naeratus ütleb kõik. Hea lõpetada sellega. Jaa, davai. Gert, ega ma väga tihti oma kaamera ette sind ei saa, sa oled küll iga nädalaselt kaamera, isegi mitmes, aga Paide linnameeskonna televisioonikaamera esimest korda. Selline äge kogukondlik tegevus meil siin täna. Ja, kas, kuidas ma siis ütlen, et kas siis kaameramees ei taha minuga rääkida või ma ise olen natuke selline kartlik selle kaamera osas. Sa oled tagasihoidlik koerupoiss. Ja, nii on. Aga jaa, üritusest rääkides ma arvan, et väga kihvt üritus, suured tänusõnad Artole ja suured tänusõnad meie partnerile Naturali poistele ja siis härradele, kes siin aitavad meil neid asju kokku panna ja näitavad, kuidas see asi käima peaks. Et ma arvan, et lastel on huvitav. Teibis on enda meeskonna siin juba kokku pannud ja kõva jalka ka käib, et kindlasti selline väga tänuväärne üritus. Aeg-ajalt ikka tuleb ette seda, et ma pean oma tööd tehes võtma Gerdiga ühendust ja küsima, et mul oleks sellel või tollel päeval vaja mängijat sellele või tollele üritusele, kas lastega suhtlema, kas sponsori juurde, videovõttele, fotoshootile, mis iganes. On hetki, kus Gert ütleb, täna ei saa, aga neid on väga harva. Ütle mulle nüüd, spordidirektor Kammus, mehed praegu puhkavad. Miks on hea see, mis sinu selja taga toimub? Kutid tulevad siia ja lihtsalt südamest fannivad lastega. Jaa, ma arvan, et see nagu vahetu emotsioon, mis ka ütleme mängijad saavad lastega tegeledes, see ongi see, miks see on hea. Ja eriti ma arvan, tähtis on seda, ütleme, Paide ja üldse terve Järvamaa lastele, et meie mängijad käiksid, näitaksid üles sellist head initsiatiivi, et seda oli väga lõbus ka siin täna vaadata, kuidas Teibis ja Rasak siin endal meeskonnad ära jagasid ja töö käima pandi. Sellel suvel on üritusi päris palju, Naturali lastelaager on tulemas, Seksmet üle ja karikas on tulemas ja sellel suvel tahame me või ei taha, mängupause on oma jagu. Mehed tulevad hea meelega, neid ei pea paluma väga pikalt. No, eks kõigepealt natukene peame vaatama tõesti, milline see graafika, ütleme, esindusmeeskonna jaoks on, et sellest tulenevad kindlasti me leiame need mängijad, kes tulevad ja nad tulevad alati hea meelega. Aitäh, Gert! Aitäh! Kas sporti võiks teha või? Sporti peab kindlasti tegema, jah. Peab? Mina saan aru, et sina oled... Ja kõik Paide linnameeskonna jalgpallitrennis. Okay. Kas sina oled siis linnameeskonna füüsilise treener või? Just nii. Mis see füüsilise treener tähendab? Valmistab meeskonda füüsiliselt ette. Ajad musklid suureks ja et meestel vigastus ei tekiks, jah? Väga hea. No nii, Froll. Kuidas läheb?
kuidas see karikas siis tuli ka? Siim Lutsu abiga ja Paide legend Siim Luts otsustas selle finaali ära ja väga suur sündmus kogu Paide. Super, 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 aplaus veel kord, vaadake seda ilusat karikat. Evald Tipneri karikas esmakordselt Paides. Nii, Viktor, räägi midagi ilusat lastele. Millal sina jalkatrenni tuled ükskord? Ma noorena käisin, kui ma veel väga väike karukutsikas olin. Sellepärast ma küsingi, kõigepealt sul on vale eriala. Jah, ma üritan oma selle tehnikaga vaeva näha ja siis, kui ma arvan, et ma olen piisavalt... Tehnikaks, aeg on tulla. Selge. Ütle mulle trenni ajad ja siis ma olen järgmine trenn kohal. Ma saatan meilile. Selge, meili peale, väga hea. Nii, aga räägi, kui palju tööd tehti, et see karikas koju tuua? No mängijad tegid kindlasti enne mind juba pikki aastaid tööd ja Viktor tegi palju tööd ja teised treenerid, kes enne mind töötasid, et mina pidin ainult Leegioni, Florat ja Kaljut võitma, nii lihtne see oligi, et ei, poisid olid tublid ja ajalooline tähtis mäng sai võidetud finaalis, et kindlasti väga tore hetk. Aga kõikidele lapsevanematele tahaksin ütelda seda, et kui te olete 40 ja 40 pluss nagu mina, siis ei ole kunagi hilja veel lapsi tegema hakata, nii et maa tuleb täita lastega. No nii, kuldsed sõnad, maa tuleb täita lastega, nii et võtke aga õppus.